Ma alustasin GoProga filmida meie vaadet ja hommikust päikese tõusu. Me nägime, meil oli päris ilus vaade Aldoga. Kes Instagramis jälitab mind, siis see on juba näinud tõenäoliselt. Põhimõtteliselt kell on praegu 7:30. Nagu näete, on suhteliselt soe. Ma olen T-särgi peal. Meil on pikk T-särk, aga mõnus niisugune briis. Aldoga ärkasime 6:30 täna hommikul. 6:30 Malta aja järgi. Eesti aja järgi 7:30. See on see, kui sa oled harjunud tööl käima ja mis iganes. Kella 9-ni on rush hour ja siis ma mõtlesin, et oleks jõle tark idee mitte sõita autoga nii kaua. Aldo õpib kasutama Google Mapsi ja siis, kui ta suudab üles leida asukoha, siis me lähme poodi, mis on siin samas kuskil Kiviviska kaugusel. Lähme vaatame poodi, teeme väiksed ostud. Kell on juba 8 hommikul äkki 7:41. Täna ma filmin niisuguse asjaga, mille nimi on Karma Grip, mis on gimbal nii. Ja see on andub mulle kasutada sellise ettevõtte poolt, mille nimi on Pro Kaamera. Aitäh teile! Pro Kaameralt saate osta siis igasugust GoPro-manti, droone asju. Olid nii lahked, et ma lähen reisile, andis mulle kasutuseks. Kuna GoPro'l on tegelikult niisugune asi nagu Hyper Smooth, mis teeb pildi suhteliselt stabiilseks. Ta on ise juba ilma gimbalita hea. Ma tahtsingi katsetada, et nüüd Hyper Smooth pluss gimbal, et mis see endast kujutab. Kõige imelikum minu jaoks on see, et kell ei ole veel 8 hommikul ja inimesed istuvad mingi nurga pealses kohvikus joovad kohvi juba. Vägev on see, et isegi niisuguses suvapargis, kus me praegu oleme, on igasugused mingid kujud, asjad. Mõtle, kui see kõik oleks, iga selle junni otsas oleks kuju, vaata. Eile oli lihtsalt natukene hullem tundus see sõitmine autoga. Täna nüüd ilma stressita, ilma lennuki väsimuseta, ilma nende asjadeta ei olegi tegelikult nii hull selles suhtes. Ebameeldiv on see liikluskultuur, mis neil on. Ja pane nüüd see kokku see ebameeldiv liikluskultuur sellega, et sul rool on vasakul pool ja sellega, et sõidad autoga vasakul pool teed. No see kõik kompott on niisugune väga ebameeldiv. Kui väga palju autosid ei ole, siis võib sõita küll. Ütleme niimoodi, et natuke peab veel harjuma enne, kui ma võin silmad kinni sõita. Näed, käed lahti võin. Praegu me oleme Aldoga liikvel sellisesse kohta, mille nimi on Blue Grotto ja see on niisugune väga ilus koht. Ma loodan, et ma saan drooni lennutada seal. Mul on droon kaasas selle jaoks, et oleme ärevil. Täna on plaan siis alustame Blue Grottost. Käime Hakardimi templites. Käime Malta kõige kõrgemas tipus tõenäoliselt. Nagu kõige kõrgem punkt Maltal nii-öelda. Mis on madalam kui Munamägi. Ja see on mingi 200 meetri kant. Lähme vaatame sinna. Proovime käia vanas pealinnas, mille nimi on siis Medina. Me alustasime sõitu mingi 20 mintsa tagasi ja me oleme 2 minuti pärast kohal. See saar on, tegelikult on tõsiselt väike. Kõik asjad on väga lähedal üksteisele nagu selles suhtes. Sa puitsid täiesti. Me oleme päris kõrgel. Väga huvitav saar on seal kaugustes. Kalled sõbrad. Niisugune sitt uudis. Ma teadsin, et siin on nagu no-fly zone, vaata. Obviously lennujaama lähedal ei tohi filmida, aga me oleme päris kaugel lennujaamast. Tuleb välja, et siin on ka lennujaama no-fly zone ja me ei tohi filmida siin. Või lennutada drooni ei tohi. Mind pani see mõtlema, et me oleme lennujaamast suht kaugel, et kas terve Malta saar on fucking lennujaama no-fly zone või? Aga nojah, mis teha? Vaatame Aldoga natuke ringi ja siis
Läheme edasi. Me oleme nüüd Tühermaal eksinud ära. Siin ei ole ühtegi inimest kuskil. Mul ennem unustasin rääkida ju. Mulle sittus lint peale juba. Juba hommikul käisime kohvi joomas. Koju jõudsime Aldo mingi. Mis on särgi peal on? Sitt või? No jah, tuleb nii välja. Nii, nüüd oleme Hakardimi templite ees. Ma loodan, et siin sees saab filmida. Tegelikult mul on üks salakaamera, ma võtan selle kaasa. Ja see vägev asi on tegelikult kaamera. Ma ei ole saanud seda väga katsetada, tal ei ole kõige parem pilt, aga better than nothing. Kellet vailladante helva Kellamis jadante soda Teissa pumpame ta telbes Aistentab telbes malmoda Me läksime Aldoga off the beaten path. Siin on kõndida väga vägev. Nii, nüüd me oleme Aldoga Hakardimis ja tulime vaatama kive. Kui ma praegu katsun seda kivi, siis 1000 aastat tagasi inimesed ka katsusid seda. Mingid vennad, kes on juba mitu tuhat aastat surnud. Trüpofoobia vendadel on täna halb päev. See on uks huvitav või? Näevad, siin on mingi pedestal ja padi on siin ja kivist padi. Vaata, neil oli metalli ka omal ajal. Panid metalliga need. Halla, tere! Aha, ma olen Maltal praegu, et teil võib-olla läheb kalliks helistamine. Tule, mulle Eestist helistati praegu. Me müüme hõbedat tahta osta. Ilust roosa hõbe, hall hõbe. Rääkige. Ma lihtsalt tahan teile öelda. Ulme, siin on üks silt, kus on kirjas, et see kivikämakas seal kaalub 20 tonni. Mis see oli, mis aastal see toodi siia? Mingi 3000 aastat enne Kristust? 2500 vist oli. 2500, jah. Toodi siia käsitsi kohale see. Väga suur respekt minu poolt neile vendadele, et nad viitsisid nussida sellise asjaga. Ma ei tea, kui hästi mind kuulda on, aga me Aldoga nägime siin on piknikuala, mingi chillimiskoht. Siin sööks ühe võiku ära küll. Ta ei tea ise ka. Siin on Natura. 2000? Võttes Natura 2000. Ma nägin jah. Näe. See keel on nagu fucking Stargate'i mingid planeedid või see tiel, vaata. Kelle sees oli see uss. See rääkis sellist küll. Täpselt sama. Meie oleme siin praegu. Siin on mingi trail isegi. Me saame minna teist kaudu tagasi, kui me tahame. See punasega. Nature Trail A. Lähme siit kaudu kuskilt. Võib-olla tagasi lähme sealt kaudu. Nii. Nüüd me oleme teise templi juurde jõudnud. Aldo teeb ka photoshooti. Esimene tempel on seal, see väike valge täpike seal. Ma olen täiesti armunud sellesse saarde igastahes. See saar näeb nii fucking glitt välja. Siin saab kõndida rohkem, vaata peal nagu. Päev number 2. Aldo on megabuumer ja ei oska telefoniga pilti teha. Me mingi 10 minutit proovisime teha ühte pilti mulle. Aldo, ma saaks aru, kuidas sa täis oleksid. Siit ei saagi edasi, ma mõtlesin, et siit saab edasi ka. Seal Kimbalil on aku ikka veel täis. Ma ei ole kulutanud ka akut. Ma olen päris palju filminud. Tal on sisse ehitatud akupank ka seal Kimbalil. Ma alguses kartsin, et aku saab suht kiiresti töös. Mis ma siis teen, aga tuleb välja, et niisugust probleemi vist ei ole õnneks. Siin lastakse meil kõndida ka natukene. Maapind on nagu ta on. Ka omapärane. Okay, I
kes me läheme autoga nüüd kuradi Nature Traili. Me otsime üles mööda Nature Traili, lähme tagasi. Siis on põhimõtteliselt onwards to Medina. Et aru saada, kui kõrgel me oleme, on see, et seal all on nagu veel, see ei ole maapind veel, see ei ole vee ääres. Sealt on sama palju veel kukkuda merre. Selle monumendi ja selle saare vahel, mis seal on, siis Malta, kes governor on, linnapea, kuberner, maeti maha nii-öelda, merre. Burial, meres maetud, selle monumendi ja saare vahel. Saare nimi on Filfa. Filfla. Fucking vasakpoolne liiklus, ma vaatasin, vend on minu reas, mida vittu, kuhu ma keeran autoga. Jaa, ta peabki seal olema. 10 mintsa oleme sõitnud umbes, 6 minuti pärast oleme fucking Medinas. Ei, Dingley Cliffsis oleme. See oli mu esimene Malta möödasõit praegu. See ei ole nüüd küll väga meeldiv koht, kus sõita autoga, holy shit. Mitte ma mingit hullu sell-out teeks, aga droon, mida ma kasutan, on DJI Mavic Air, on ju. Mavic Mini või Mini on ka, anyway, näe. Mavic Air, väga lihtne, paned endale taskusse. Ja oota, nüüd jäi taskus midagi kinni. Nüüd me oleme Aldoga siis Dingley Cliffs. Enne seda me tegime väikse pitstopi ja proovisime, kas drooniga filmida saab. Vähemalt kuskil saab, see on hea uudis. Vaata see pink, kus need vanad mehed istuvad, ma löön nad minema sealt, lükkan alla, et ma saaks hea pildi endale. Kellab nagu plaan. Mõtle, kui sul on mingi kirik on niukses kohas, nagu mingi lites fuck, vaata. Mingi. Me oleme kuskil Medina lähedal. Medina ise on vana linn, aga meie oleme nüüd siis uuemas osas, jah. Liikleme vana linna poole kuskile, ega ei tea kuhu. Vahepeal me sõitsime autoga ja tänavad on sellised, et üks auto mahub ära, aga kahesuunaline tee. Ja siis on mingi 500 meetrit järjest on nagu nii kitsas. Kuidas te sõidate siin üldse? Üks vend magab siin. Kell on mingi 2, me oleme 12 000 sammu teinud juba. Mul püksid hakkavad alla kukkuma. No barbecues allowed. Väga niukene sure place ausalt öeldes. Nagu kuskil getos oleks ala. Vaatame koos, ma on nagu väike laps, vaatame koos, mis siin sees on.